Kell saab kohe 12 päeval ja mul on vaja jõuda kella 5 Rohukülla. Kui Google Mapsi panna sisse, et sa lähed Porsche 911-ga, see jätab sõiduajaks 2 tundi 49 minutit ja distantsiks pisut üle 200 kilomeetri. Seda tavalist kaherealist ja hiljem siis Haapsalu maanteed ju üks ägeda autoga ametigi sõita ei tahaks. Porsche 911 on ilmselt üks sellise eepilisem sportauto. Alates aastast 1964, kui seda mudelit tootma hakati, on see kerekuju püsinud ju tuntavalt sarnane, ehk siis vahet pole, mis aastast 911 sa näed kaugelt juba tunned ära selle auto. See on Porsche 911 ja ta on legendaarne ja ta on ikkagi päriselt sportauto, kuigi valdavalt näeb neid sõitmas Viimsi ja Ülemiste kaubanduskeskuse vahel daamid roolis. Kuigi see auto suudab tegelikult ikkagi väga palju enamat. Eelmine kevad õnnestus mul sellega käia Audru ringrajal Porsche päeval, kus siis sai tegelikult lausa 4-5 erinevat 911 versiooni testida. Ja siis tegelikult seal Audrus ringrajal said aru, milleks auto päriselt võimeline on ja mida ta suudab. Nii et kuigi temaga niimoodi argipäevaselt koos elada ka üpriski mõnus. Et seal on oluliselt palju rõhku pandud sellele, et temaga kannataks igapäevaselt sõita. Kuigi ütleme nii, et päris pereautoks ta võib-olla ei sobi. Ehk siis peaaegu, et praktiline igapäevaauto ja totaalne loom ringrajal. Mina ja kuhu ma täna selle autoga sõidan. Mul on midagi väga tähtsat, enda jaoks isiklikult tähtsat vaja ära tuua Rohuküla sadamast. Ja selle jaoks oli vaja natuke mingit eriliselt aparaati, millega seal ära käia. Ning siis Autosada Premium usaldas mulle selle 911 konkreetse tähtsa töö jaoks. Nii et üldse panneks ka proovile paar praktilist nüanssi selle auto juures. Ja kuna mulle ei meeldi sõita seda kaherealist igavat Pärnu maanteed ja pärast seda Haapsalu maanteed, kus saad kolonnis veereda, siis valisin loomulikult natuke põnevamat teed välja. Alustame siit Laulasmaa kandist ja vaatame, kus tee edasi viib. Praeguseks juba pisut 1 läbi, ehk ma olen tund aega suutnud kuhugi maha juba jokutada. Ja ma olen jõudnud Paldiskisse, sest siin on minu meelest üks ilusamaid mereäärseid teid üldse, vähemalt visuaalses mõttes. Miinuspoolena kehtib siin 50 km tunnis kiiruspiirang ja see lõik on võib-olla paar kilomeetrit pikk. Aga niimoodi sõita ja kogu see ümbrus siin on ikkagi fantastiline, et siit tasub läbi põigata, kuigi ma olen oma marsruudist päris kaugele jäänud. Aga küll teeb ajad osa. 3 tundi midagi on meil ju jäänud sihtkohta jõudmiseks.
Padisel on klooster, mõis ja ega siin suurt rohkem polegi. Aga see tee, mis tuleb Paldiskist Padisele, see on päris süge tore. Ta on meeldivalt kurviline, küllalt hea kvaliteediga ja seal on vähe liiklust. Kuid siiski seal kehtib 90 km/h kiiruspiirang, nii et kui sa teed sõitma tulla, siis tasub meelde ette. Aga üsna tore lõik on. Nüüd olen jõudnud lõpuks Nõva sadamasse ehk siis Rannaküla on selle koha täpsem nimi. Aeg on kulunud mul 3 tundi, mis tundub pisut palju Porsche jaoks. Aga eks ma siin olen mõne peatuse teinud ja mõne pildi ja kõike muud ka. Nii et 2 tundi jäänud veel, et õigeks ajaks Rohukülla jõuda. Väga peal ka hoida seda, sest load on kallid. Nõva ja Tirchami vaheline lõik. Täitsa imeline, ma ei mäleta, millal ma viimati nii palju autoga sõitmist nautisin kui selle tee peal. Mõnusalt kitsas, palju kurve, et isegi piirkiirusega on seal üsna huvitav sõita. See viimane lõik muidugi Tirchamini enam nii huvitav ei ole, see on pigem sirge, aga see esimene pool Nõvast kuni Tirchamini, see on... ei soovita minna sinna. See on liiga lõbus. Kell on 16.20. Ma olen planeeritust märksa varem kohal. Kokku 4 tundi autos istnud ja peab ütlema, et mul selge valuta, mul tagumik ei valuta. Mul on väga hea olla, mul on väga hea tuju, nii et 911 on tõesti üks imeline auto. Ehk ma jõudsin planeeritust varem 40 minutit kohale. Mõned pausid olid sees. Teekond oli pikem ja mõnda lõiku sõitsin ikkagi päris mitu korda, sest et paar lõiku olid seal ikkagi väga mõnusad ja lasin edasi-tagasi. Ja tegelikult suurem väljakutse seisab ees. Kuid miks mul siis nii kangesti oli vaja kella 5 ja Rohuküla sadamasse jõuda? Nimelt siin aastate taguse paari viljaka vahekorra tulemused tahavad kangesti Hiiumaalt ka tagasi koju saada. Tuleks auto peale võtta. Ma päris lõpuni pole veel läbi mõelnud, et kui palju neil kola kaasas on ja kuidas see ära mahuvad, aga saabki näha.
igatahes tundub, et see asjade pakkimine läks autosse valutumalt, kui ma oleks arvanud. Tagasi koju, lapsed peal.